Me peame rääkima loodushoiust. Sellest ei saa kunagi küllalt. Meid tänast põlvkonda süüdistatakse selles, et me varastame looduse oma lastelt. Mina ei nõustu sellega, kui looduse all peetakse silmas sellist puutumatut loodust David Attenborough legendaarsete loodusfilmide stiilis. Märgiline on asjaolu, et need filmid on suuresti üles võetud tarastatud rahvusparkides ja loomaaedades. Selline kategooriline väide ei arvesta asjaoluga, et inimesest mõjutamata loodust meie planeedil enam ei ole ega ei tule. Aga loodus ei saa sellepärast otsa ei meie ega meie laste eluajal. Loodus muutub, ta on võimas ja elujõululine, ta evolutsioneerub. Ja ei ole mõtet taga ehaleda ammu kadunud metsikut loodust ja ignoreerida seda loodusrikkust, mis on meie ümber praegu. Meil peab olema tahtmist näha ja aktsepteerida looduse muutumist. Meid manitsetakse, hoia, mida armastad. Ma olen sellega nõus. Loodust on vaja armastada selleks, et hoolida. Ja armastatakse seda, mida või keda saab käega katsuda, mis on meie oma. Raske on administratiivsete meetoditega armastust peale sundida. Ja metsaomanike armastus oma maa ja sellel elava vastu on piiritu, kuni sekkub vahel looduskaitse. Ja siis saab halvimal juhul armastusest vihkamine. Aga ei ole sugugi tark maaomanikke nende maal nii palju kiusata, et nad hakkavad vihkama seda, mida loomu poolest armastavad, loodusväärtusi omaenda maal. Meie metsaomanike tegutsemine oma metsas on väga mitmekesine. Kes ei majanda oma metsa üldse, kes raiub oma 5 hektarit korraga lagedaks, mõni istutab ja hooldab igat puud, teine jätab kõik looduslikule arengule. Me nuputame, katsetame, otsustame, tegutseme ja ka eksime selleks, et õppida. Samas see metsaomanike mitmekesisus tekitab iseenesest olukorra, et nad on suuresti Eesti elurikkuse tagajad. 100 000 otsust ja tegu veerandil Eesti territooriumil. Kestlikult majandatud metsad ongi elurikkad. Metsaomanikud on elurikkuse tähtsusest teadlikud, nende tulevik sõltub sellest ja nad panustavad keskkonnahoidu reeglina palju enam, kui neilt seaduse jõul nõutakse. Paljudel meist on oma salapaigad, eralooduskaitsealad, kaitsealused liigid, millest keegi teine midagi ei tea. Meil on hakanud levima tasapisi Wildlife Estates initsiatiiv kui maaomanike vabatahtlik looduskaitse. Ja meie metsaomanikud olemegi parimad looduskaitsjad oma maal. Me soovime vaid, et seda ka märgataks ja tunnustataks. Oleme veendunud, et see lukustav, piirav, eemalajav looduskaitse on olemuslikult ammendunud ja ei suuda tänastele väljakutsetele vastata. Maaomanik on parim loodushoidja, kui temale antakse võimalus ja stiimul oma maal looduskaitsega tegelda. Et sellest piitsast saaks präänik ja loodusväärtused tema maal ei mõjuks karistusena, vaid oleksid osa tema varast. Meid ootavad ees suured väljakutsed, kliimamuutustega kohanemine, kasvava inimhulga suureneva puiduvajaduse katmine, bioloogilise mitmekesisuse tagamine ja suurendamine ja inimeste vajadusteks igasuguste muude ökosüsteemi teenuste pakkumine. Seda kõike korraga ja kõike rohkem. Ja mets on nagu kaubamaja, mis on kaupa täis, aga hinnalipik on kahjuks vaid ühel ainsal kaubal täna, puidul. Aga tasuta saab igaüks metsas liikuda, endal akusid laadida, seeni ja marju korjata ning palju muid privileege nautida. Aga kes maksab arved, et tasuta kaubariiulid täis oleksid? Ma loodan, et käimasolev projekt aitab sellele küsimusele vastuseid leida. Ma ei ole küll nii naiivne, et ta suudab kõiki ühishüve tragöödia probleeme lahendada, aga et ta annab vähemalt ideid ja mingisuguseidki mõtteid tuleviku jaoks, et me saaksime liikuda sellest seisust edasi ja
metsaomanikud oleksid ja maaomanikud laiemalt oleksid kaasatud keskkonnakaitsesse.